Hei! Hei! Mina olen siis Jolepika. Ja mina olen ikka veel Oliver. Ja seekord me teeme siis video, kus me räägime, et mis toimub mänguväljas ja mis ei toimu mänguväljas. Ja esimene asi, mis me räägime siis, on videod. Videod. Mul laud nõgiseb. Igatahes videod on siis siuksed asjad, millel on kaadrid ja siis need on 30 kaadrit sekundis. Aga tegelikult me räägime hoopis sellest, et mis videosid me teeme, mis videosid me hakkame tegema ja kuidas me neid teeme. Ja vastame ka teie küsimustele siin ka. Nii et alustame siis Minecraftist. Miks siin on palju küsitud, et miks me ei tee palju Minecrafti osi, miks me ei tee 500 osa nädalas. Ja sellel on lihtne vastu. Meil pole aega. Tegelikult asi on selles, et selleks me teeme nagu sessioonides selle, et umbes 3 osa teeme korraga, mingi üle tunni aja natuke mängime. Aga meil on vaja leida ühist aega, ühist vaba aega, et seda lindist, sellepärast seda tulebki nii vähe ja meil on vähe aega, et seda teha. Jah, alati ei leia ühist aega täpselt. Et kord on ühel aega, kord ei ole teisel aega ja nii need asjad lähevad. Aga kui me teeme, siis me tavaliselt teeme ka päris palju ette. Nii et võite arvestada, et kui meil juba üks video tuleb, siis tavaliselt tuleb seal mitu tükki järgi ka kohe varsti. Jah, täpselt nii see on. Ja siis räägi oma amneesiast siis ju, Oliver. Amneesiat ma püüan ka nüüd tihedamini hakata tegema. Ehk korra nädalas ma arvan, et on okei amneesiat panna. Ja mis ma tahtsin kindlasti tähtis asi, et see ka saast ei ole vist veel, mina vähemalt olen näinud, et oleks ühendust veel võtnud, et oma mängu kätte saada, nii et palun võtta meiega ühendust. Ma arvan, et sa meie meiliaadressi leiad küll kuskilt üles, aga see on manguvali@gmail.com, kui sa ei leia. Ja teised võivad ka spämmida, kui midagi asjalikku öelda on. Sinna e-mailile siin. Siis me teeme videosid nüüd veidi tihedamalt, me proovime, me ei tea, kas me seda suudame, aga iga nädal kõik 7 päeva lasta üks video vähemalt välja, et iga päev oleks mingi video, mida vaadata. Jah, nii et külastage kindlasti meie kodulehte, veebilehte ja Facebookis on ka kõik tavaliselt kohe kirjas, kui midagi uut tuleb. Ja Facebookis kohe tuleb teile ting ja siis teil on seal seinal see video. Aga mina siis hakkan uuesti Skyrimit tegema ja tegin väikese vahe sellest, sest see muutus igavaks, sest ma sain peksa seal kogu aeg. Aga nüüd ma jälle teen Skyrimit ja enne ma Skyrimit ei lõpeta tegemist, võib-olla teen veel mõne pausi vahepeal, aga ma mängin selle kindlasti lõpuni, seega te näete kogu seiklust mööda eepilist rada, siis mis on Skyrim. Ja Gunniga sama lugu, et ma mängin selle mängu lõpuni aga Gunni ma jätan ikka mingi niimoodi 10–15 minutit üks osa, sellepärast et ma ei tea, see kuidagi sobib mingi üks missioon või natuke rohkem isegi, et see on paras aeg mängida nagu ühes sessiooni palju. Et see jääb niimoodi, aga ma teen siis praegu Skyrimit ja Gunni ja kui need läbi saavad, üks nendest, siis ma võtan uue mängu alles, et siin ma vahepeal hakkasin WoW-i tegema, siis läks liiga paljuks. Ja World of Warcrafti praegu vähemalt rohkem ei tule. Sellega on kõik. Ja Oliver, räägi ka, mis asju sina teed veel? No ma siin vaikselt hakkasin suurelt nagu üritan teha tasuta mänge võimalikult palju, et siis inimesed saaksid ka kohe ise mängida, kui nad tahavad. Eks näeb, siin on pakkumisi küll tulnud igasuguste mängudele, et ma küsin soovitusi, et ma püüan siis mõnda sealt võtta ja siis ise ka otsida mingeid huvitavamaid mänge. Ma päris igat mängu vist ei pane, sest ei ole mõtet. Ja püüan seda teha ja siis võib-olla ma vaatan veel mingi mängu kõrvale, ma hakkan ka tegema videosid. Aga seda ma vaatan täpsemalt, mis selleks kujuneb. Jah,
see on siis praegused videod, aga saadet siis nii palju, et no kuna meil ei ole aega eriti enam ja kuna meil ei ole ka ruume, kus seda teha korralikult, siis põhimõtteliselt praegu me saateid rohkem ei tee. Nagu mitte üldse. Jah. Sest see on päris palju tööd. Mingi nädal aega võtab info koguda, mängu mängida, siis sellest arvustust kirjutada, video kokku panna, efektid, ma ei tea, kõik jura võtab päris palju aega. Ja seda aega meil kahjuks ei ole. Aga mis me mõtlesime, on samas stiilis nagu praegu te näete, teha siukest livestreami või siukest, kus me lihtsalt räägime mängudest podcasti või midagi sarnast igatahes. Viidcast ütleme siis täpselt. Jaa, viidcasti. ja võib-olla kutsume ka külalisi sinna, teeme väikese aknakese juurde sinna, et ikka külalisel ka nägu oleks. Aga see hakkaks nagu asendama siis põhimõtteliselt saated, et me siis nagu hakkamegi seal rääkima nendest uudistest, mida siin paljud ihaldavad, et neid on vähe ja siis ka muust asjadest, mis hetkel on. Jah, et uudised, mängudest räägime ja noh, siuke, mis saated olid lihtsalt siukest ülevaadet mängust, seda ei ole. Kuigi ma teen ülevaateid ikka, ma ei tea, Oliver vist teeb ka vahest, aga mul näiteks üks asi on, mis põhimõtteliselt mul on vaja filmida üles ainult ja siis ma juba panen üles, et neid tuleb ikka aeg-ajalt, aga siukest suurt saadet nagu ei tule väga. Ja. Nii, mis meil veel rääkida on siis? Inimeste küsimused. Ja. Mis te kõik küsinud võtame kommentaarid ette. Kõigepealt käime siis koodume kippuvad küsimused üle, et need on siis meil veebilehel kohe näha. Saate lugeda siit, et ei peaks spämmima meie Skype'i või e-maili või kommentaare. Ja siit te saate kohe vastuse. Nagu näiteks, miks minu kommentaar kustutati. Oliver, miks kustutati kommentaar? No sellele on jah, lihtne vastus, nagu te siit näete, et kommentaar peab olema õiges kohas. Et väga palju tulevad, ma arvan, et see on sellepärast, et näiteks serverite alla tuleb hästi palju igast suvalisi kommentaare. See on kindlasti sellepärast, et nad on näinud, et me vastame seal mingitele asjadele ja siis nad panevad ka sinna suvalisi kommentaare. Aga see ei ole päris õige, et me kindlasti vastame ka teistes kohtades nagu teie küsimustele asjadele, aga siis läheb kohe kustutamisele, kui näiteks teil on serverite all olete kirjutanud näiteks, et millal uus Minecrafti video tuleb. Et siukene küsimus läheb kohe kustutamisele, sest et vastus on KKK-l olemas. Ja me nagu üldse ei raiska oma aega siukeste küsimustega enam, millele vastus on tegelikult teile endal ilusti leitav, aga meie ei pea nagu raiskama mingi 5 minutit oma aega, mida meil niigi ei ole, sellepärast, et teie ei ole viitsinud siis nagu oma küsimuse vastust otsida üldse. Nii, siis mis meil veel siin on? Et mis programmiga te oma videosid lindistate? Ikka veel küsid sa seda igal pool, et meil on siin kirjas Fraps ja XSplit näiteks. Ja siis, kas te saate Minecrafti serveri meile teha või kas me saame, kas te saate lihtsalt meie privaatserverisse niisama? Ei saa! Lihtne vastus ongi, et ei saa, sest meil ei ole lihtsalt ressursse selleks. Ja millal uus video tuleb, siis kui tuleb, mis me nüüd ütlesime, et proovime iga päev teha, aga vot ei tea. Ja siis igasugused küsimused mingite probleemide kohta, et mul ei lähe see mäng tööle või Minecraftis ei lähe see mäng või kuidas moode peale installida. Seda te leiate kõik internetist üles, et tavaliselt moodide juures on kohe kirjas, kuidas seda installida ja kuidas seda peale panna. Selles suhtes, siukeste küsimustele võib-olla, kui see küsimus on õiges kohas, et me nagu vastu ei ole otseselt siukeste küsimustele, aga ärge meilt nagu otseselt seda vastust oodake, et kui keegi teine vaataja vastab, siis saate vastuse, aga tihtipeale meie ei vaevu nagu kirjutama siukest pikka säätust asjana. Jah.
ja siis on igasuguseid kommentaare tulnud, et mängige ühte või teist mängu, nagu näiteks Terrariat või mis iganes. et me kindlasti võtame arvesse selle, et te tahate näha seda. aga me praegu tegeleme nende videotega ja et ennast mitte ära uputada videote sisse, siis me praegu uusi ei võta, aga võib-olla võtame järgmise mängu just selle, mis te soovitasite. jah. Nii, ja mis meil veel oodata on siis kanalilt? Ma ei tea, kunagi teeme veel loosimisi. jaa. Ega need kuhugi kadunud, jah, hoidke silm peal, et see võib tulla täiesti ootamatult, täiesti suvalise video juurde näiteks mingi loosimine. Jap, ja võib-olla teeme ka teiste Eesti YouTuberite või siis mänguvideote tegijatega koos videosid, et siin mõningad on tahtnud seda teha, et no, oodake ka neid videosid. Nii, ja mis meil veel rääkida on siis? Ongi vist kõik praegu toimub siis mänguväljas siuke asi ja ma ei tea, näeme võrgus siis. jah, näeme võrgus.